Aga nüüd mul on väga hea meel anda sõna meie tegevjuhile Aija Saakovale, kes räägib veel ühest raamatust, mis on ka natuke varju jäänud või õigemini see lugu, millest ta räägib, on ilmunud selles raamatus. Ja, aitäh. Jaa, tere, head kuulajad, head Ene Mihkelsoni sõbrad ja tema loomingu austajad. Hea meel on siin kolmanda esinejana sõna võtta, et Tiit Aleksejev rääkis sellisest mäletamisest ja mälukirjandusest ja Eneken Laanes sellisest, ma ütleksin ka kontseptuaalsest mõtlemisest või Ene Mihkelsonist kui kontseptuaalsest mõtlejast. Ja mina võtan selle ette. Mina soovin täna teie tähelepanu juhtida siis ühele lühikesele, ent minu hinnangul võib-olla hilisemat Mihkelsoni poeetikat ka kuidagi nagu selle essentsi sisaldavale tekstile, jutustusele siis Poo jõgi. Ja see on siis tõesti ilmunud selles kogumikus Surma sünnipäev 96. aastal ja see lugu jõudis minuni uuesti tõesti siis selle Tetraeder Karjamaal raamatu kaudu, kus Tiina Kirss kus on ilmunud Tiina Kirsi käsitlus siis sellest Surma sünnipäevast. Ja mõistagi ma olin seda teksti lugenud tudengipõlves, aga ma ei olnud selle juurde kunagi tagasi pöördunud ja toona ma kindlasti ei osanud seda lugeda nii nagu nüüd või see ei mõjunud mulle nii. Ja praegu lugedes see mõjus kuidagi omamoodi kui ilmutus. Et mulle näis, et see lühike lugu ilmutab Mihkelsoni hilisemas loomingus väljenduvat mitmehäälsust ja selle tuuma, aga ka tema, ütleksin siis, mäletamise filosoofiat. Ja tõesti siis ma kohtasin selles loos ka sõnapaari tõeline mäletaja ja see meenutas mulle siis mõistagi tahtmatult Walter Benjamini. Ja Benjaminiga või Walter Benjamini ajaloo filosoofilise mõtlemisega paralleele olen ma otsinud ja leidnud ja püüdnud nähtavaks teha varemgi ja kindlasti paljud teavad, et ka see minu saksakeelse doktoritöö pealkiri tegelikult on laen Walter Benjaminilt, et see Ausgraben und Erinnern, väljakaevamine ja mäletamine. Ja tegelikult sellest väikesest tekstist, kust see laen tuleb, tahangi natuke täna ka rääkida. Nimelt siis mulle näib, et selles Benjamini 1932. aastal ilmselt kirja pandud, ilmunud on see postuumselt üldse. Selles tekstis me kohtame selliseid mõisteid nagu wahrhaft Erinnerungen ja wirkliche Erinnerung, et siis minu siis tõlke vastetena või pakkumisena on nad siis tõelised mälestused ja tegelik mälestus. Ja selles jutustuses Poo jõgi räägib siis Mihkelson tõelisest mäletajast. Nagu te teate, tuntakse siis Walter Benjamini nii kirjanduse kultuurikriitiku kui ka filosoofina. Ja võib-olla tema enim sellist kasutust ja viitamist leidnud tekstid ongi siis need ajaloofilosoofilised teesid pealkirjaga ajaloo mõistest, kirja pandud 40. aastal ilmselt, ja ka kunstiteos oma tehnilise reprodutseeritavuse ajastul. Et mõlemad on ka eesti keeles ilmunud selles kogumikus valik esseid, mis on siis slaidil keskel, aga Benjaminilt on siis ka veel 12 raamatust eesti keeles olemas, et Ühesuunaline tänav ja Lapsepõlv Berliinis 1900. aastate paiku.
Kui vaadata, millega Benjamin oma eluajal leiba teenis, siis oli see ikkagi eeskätt kirjandus ja kultuuri, kirjandus ja kunstikriitika. Ja ta tegutses oma suurema osa elust vabakutselise autorina, elades Berliinis ja mujalgi. Ja ta tõlkis, et tema vahenduses teame siis saksa keeles selliseid prantsuse autoreid nagu Proust ja Baudelaire. Ja ta lahkus siis, ta võttis endalt elu 40. aastal Prantsusmaal, kui ta oli kaotanud lootuse, et ta saab põgeneda natside eest. Ja nagu ütlesin, et mitmed tema tekstid on ilmunud postuumselt tema sõprade, näiteks Theodor Adorno või Gershom Scholemi vahendusel. Nii ka need ajaloomõistest ja väljakaevamine ja mäletamine. Et see väljakaevamine ja mäletamine ta ei olnud sellisena, ta ei olnud eraldiseisva tekstina kirja pandud, et te näete siin Benjamini seda vihiku või päeviku lehte ja tegelikult see teksti osa on alles seal nagu lehe lõpu osas. Et ta on sealt hiljem nagu välja tõstetud ja sellise eraldiseisva tekstina avaldatud. Ja mida me siis sealt sellest tekstist, sellest mõttepildist loeme? Me loeme, et keel on ilmeksimatult näidanud, et mälu ei ole möödunu uurimise tööriist, vaid pigem vahendaja. Ta on kogetu vahendaja, nii nagu pinnas on vahendajaks põrmustunud linnadele. Ja see, kes tahab läheneda oma põrmustunud minevikule, peab käituma nagu mees, kes kaevab. Nagu arheoloog põhimõtteliselt. Ennekõike ei tohi ta karta ikka ja jälle ühe ja sama asjaloo juurde tagasi tulemist, selle laiali puistamist, nagu puistatakse laiali pinnast, sellest tuhnimist, nagu tuhnitakse mullas. Ja tõelised mälestused siis ei pea mitte jutustama, vaid tähistama täpselt seda kohta, kus nad muutusid uurijale kättesaadavaks. Ranges mõttes peab tegelik mälestus andma ettekujutusega sellest, kes mäletab, nii nagu ka hea arheoloogiline aruanne ei kajasta ainult neid kihte, kust leiud pärinevad, vaid ennekõike neid teisi, mida oli vaja eelnevalt läbida. Kui nüüd siis pöörduda Mihkelsoni ja tema Puu jõe juurde, siis peame esmalt tõdema, et seegi on võrdlemisi lühike tekst, siiski oluliselt pikem kui väljakaevamine mäletamine. Ta on hästi tihe tekst ja ei sisalda endas võib-olla mitte ainult üht, vaid ma ütleksin mitmeid mõttepilte. Aga mida ma siis mõtlen, et kui ma ütlen, et mõttepilt, et see saksakeelne termin denkpilt, et mõttepilt on siis omamoodi hetke jäädvustus proosas ja ta täidab nii esteetilisi kui ka filosoofilisi nõudmisi. Et Gerhard Richter on öelnud, et hõljudes filosoofilise kriitika ja esteetilise loomingu vahel püüab see siis kuju anda filosoofilisele ideele. Ja mõttepilt võimaldab siis Richteri sõnul kujutada seda, mis jääb keelele tabamatuks või millest on keeruline rääkida. Tegemist on lühikese, vahel üksnes mõnest lausest koosneva või kuni paar lehekülge hõlmava sageli fragmentaarse tekstiga, mida kasutatakse siis mingi idee või tegevuse filosoofiliseks läbikatsumiseks. Ja üks mõttepilt, millega me siis Puu jões kohtume, puudutab mitmuslikku ennast. See mitmuslik enna ise, kes on siis nagu võimas Puu jõgi, mis algab Alpidest ja koosneb hulgalistest lisajõgedest Põhja-Itaalias ja mida siis lisajõed kord siis ühelt poolt kevadel mais ja kord siis teiselt poolt oktoobris üle ujutavad. Ja me loeme siis, et mind on olnud nii mitu, on praegugi, et otsustavail hetkil toimuks kui suur rahvakoosolek, mille üksikud liikmed mahutavad end hädavaevu vananeva keha tuttavaks saanud kujusse.
Mulle tundub, et kohtume omavahel tihti ja sisepõrked on kui laisalt voolavat jõge vapustavad kärestikud, mis hetkeks paiskavad segi harjunud korra, enesest teadmise tavad ja ajaloo, kui oleks vaid kannatust hoolega vaadata. Teine mõttepilt puudutab siis tõelist mäletajat, keda vastandatakse muretule rändajale. Puujõgi räägib siis 9-10-12-aastasest tüdrukust, lapsest ja tema teekonnast Rakvere lähistele ning sellest, kuidas siis tõeline mäletaja ei mäleta mitte meeleliselt. Ta ei mäleta toonast tüdrukut ümbritsenud maastikku, temas puudub värvi, lõhna, sündmus, samasus ja puuduvad maastiku mälupildid. Selle asemel on tõelises mäletajas peidus hirm, sisemust kokku pigistav äng, sest see toonane rändaja, kõndija kartis ilma teadmata, et ta kartis ja see hirm on temasse jäädavalt talletunud. Jaa, see slaid tegelikult oleks pidanud vahele jääma, see on huvitav. Aga tuleme siis selle slaidi juurde. Vahel õhtuti alustan teekonda Karitsalt Tõrmasse. Olen siis 9-10-12-aastane ning kardan algul väga, et keeran käänuliselt külavaheteelt kõrvale, satun eksi, ka iga pere koeras pole ma kindel, iial ei või teada, mis neile pähe võib tulla, kuid kõige ohtlikumad on päris võõrad inimesed, sest nende tõelisi kavatsusi ei reeda isegi mitte ilme. Ja kui ma siis nõnda lähen, ei tea ma peaaegu kunagi, mida tahan osta üsna Rakvere külje all ja surnuja lähedal asuvast poest, sest kogu mu tähelepanu on suunatud teele ja minekule endale. Ma imestan selle üle nüüd ainult õige pisut, sest ma ei käi seda teed ometi nõnda nagu 40 aastat tagasi. Minus ei olnud ja ei ole ka praegu ümbruse täpseks meeldejätmiseks vajaliku rahu, nii et sama hästi võiksin tulla ka Vaekülast, Rägaverest või kusagilt mujalt, mis tahes tuttavaga nimega paika Virumaal ning mõelda, kas eelolevat teelooke, metsatukka või majade kobara taga on ikka kõik niisama inimtühjalt turvaline kui siin ja praegu, kus mind ei ähvarda miski. See vahe siiski on, et aastakümneid hiljem annan endale oma mineku iseärasustest aru ning tean ka, miks mulle võjuvad värvid, lõhnad, aastaaegade vahelduv valgus või tuttama nime meenutus rohkem kui võimaliku maastiku üksikasjadeni taastav mälupilt, mida minus lihtsalt pole olemas. Ja veel näib, et kogu ülejäänud elu olen tahtmatult imetlenud teatud paikade värvi, lõhna ja sündmuste samasusse minejaid, sest nad ei saagi mõelda end kõigest meeltele mõjuvast eraldi. Nemad lähevad meeleliselt mõjuvaisse maastikesse kui iseendasse ja kui nad siiski meenutavad tükilise eraldustundega järjestades aegu, kohti, vanuselist ennast kui olemist terviku lahutatavat osa, tajun kirjeldust kaudtõlkena. Nagu oleks võimalik kuulaja ja kaasrändaja kurt või pime, loogilisi tehteid harrastav kuivik. Enamik mälestusi on kirjutatud just nii ja tavaliselt toimin nõnda ka ise. Aga siis tõeline mäletaja ongi siis sisemust kokku pigistav äng, ootus, hirm või lõtvus ja ainult muretu ränduripõlv paneb kõik tähele. Ilma, et sedagi teaks, nagu ei taibanud mina lapsepõlistest hirmuteekondadest midagi. Nimeliselt küll tuttavad, kuid pildiliselt täiesti tundmatud maastikud on mu alla neelanud, ära seedinud, muundanud või kõrvale visanud nagu asja, kui mulle on jäetud teekonnamälestus, aastaarv ja rinnakorvi lõhkuda tahtev igatsus millegi kättesaamatult kauni ning tuttava järele. Võib-olla endast vaba enda järele, kes ma pole kunagi olnud. Tsitaat lõpeb. Nii et nii nagu Benjamini tõelised mälestused ei pea mitte jutustama, vaid tähistama täpselt seda kohta, kus nad muutusid uurijale kättesaadavaks. Nii loen ma ka Mihkelsoni tõelise mäletaja olemust. Ta ei jutusta, sest temas ei ole neid meelelisi mälupilte, see tõeline mäletaja, vaid temas on talletunud see teadmine, kui tõelisele mäletajale sai selgeks, miks mälupildid puuduvad.
niisamuti nagu Benjamini arheoloog ei tohi karta ikka ja jälle ühe ja sama asjaloo juurde tagasi tulemist ja selle laiali puistamist, nii rändab ka Poo jõe mäletaja iseendas, kes teab, mis tuulte kantud lõhnade sees ja taustal, silmi põletavais värvides ja vaikima surutud häältes. Kuid mitte ainult. See on võrdlemisi ootusärevalt ähvardav, sest südant varjava kuristiku põhja on koondunud helid. Ja nende lehvikutena hargnevate keelte keskpunkt on siin kurgu all. Ja see meenutab tahes tahtmata ka katkuhauda, kus siis tädi Kaata kurgu all justkui rabeles õhupuuduses lind, kui märk varjamisest või valetamisest, ebamugavusest, mis siis romaanis pöördub ka mina jutustaja kurgu alla. Ma hingeldan, mu kurgu all rabeleb keegi, on katkuhauas. Aga see Poo jõgi jah, tõesti siis lõpebki sellega, et see poognat hoidev käsi on juba tõusnud, see kiirte keskpunkt puudutab kõri ja mitmenäoline dissonants valmistub karjeks. Et võib-olla siis see, kuidas, mida me loeme Ahasverus unes, et see on võib-olla sellise kontsentraadina juba siin sõnastatud. Võib siis niimoodi kokkuvõtvalt öelda, et mõlemad, et nii Benjamin kui Mihkelson rõhutavad seda mäletamise protsessi, seda ettevaatlikku ja tähelepanelikku teekonda mälestusteni, aga ka mäletaja sisemistele protsessidele keskendumist. Ja nii nagu Benjamingi mõtleb ja kirjutab, Mihkelson äärmiselt tihedakoelises filosoofilistes sellises mõttepildi keeles. Ja just seetõttu ma tahangi ikkagi rõhutada seda Mihkelsoni tekstide sellist filosoofilist olemust, seda potentsiaali ja võib-olla isegi seda, et tasuks meil mõelda sellelegi, et ehk tõesti võib-olla mõned sellised filosoofilised tekstid või ka mõttepildid romaanidest täitsa eraldiseisvalt ikkagi ka lugejatele kättesaadavaks teha, et väga huvitav oli ka tutvuda nende tekstidega, mis on ka arhiivis, et Sirje Olesk oma käsitluses seal Tetraedris Karjamaal juhib tähelepanu sellisele tekstivalikule, mida oli pealkirjaks pandud ainult sõnad, mis jäi toona avaldamata ilmselt seal 70. aastate alguses. Tõenäoliselt sellel ajal on kirjutatud ka see isiklikust kunstis, mis on ilmunud Loomingus 71. aastal ja mis on ka vaba inimese tundes uuesti ära toodud ka selline ka hästi tihe selline nagu mõtisklus kunsti olemusest. Nii et jaa, aga seal ainult sõnades on ka sellised tekstid nagu aeg. Muuseas see aeg kõlab ka täna õhtul Imaveres ja tegelikult ka Poo jõgi kõlab uuesti, nii et need, kes sinna tulevad, seda ka kuulevad. Nii et jah, aitäh kaasa mõtlemast ja kaasa siis rändamast. See on minu poolt kõik. Aitäh, Aija. Väga huvitav, hea. Nii, küsimusi, märkusi. Jah, ma tahtsin seda küsida, et küll ei olnud enne Mihkelson teadlik Merleau-Ponty sellisest süvitsi minemisest teemas, aga ma arvan, ei lugenud niimoodi lähilugenud teda, aga näiteks, et Merleau-Ponty võrdsustab tegelikult keha, mälu ja teooriat, siis tajuteooriat. Ta on nagu üks peatükk siin lausa nagu toob selle sisse, et meil ei ole eraldi teooriat keha analüüsimiseks ja tajude analüüsimiseks, mis oli see eelmise jutu üks keskneid teemasid, aga et see samamoodi mäletamisest nagu ühtib. Ma arvan, et
see tegevus mäletada on läbi selle teooria tajutav, et kui sa muutud juba kihiliseks, siis sa ei saagi seda mäletada. Sul on teadmine mälust, nagu numbrid puudub, aisting, numbrid sa saad ainult teada. Ja see on see hirmu efekt, et sa tõesti mäletad seda hirmu, kui sa lähed sinna kuskile poe poole või liigud seda mööda seda teed. Sa mäletad seda, ainult seda teadmist. Aga kui sul on see värvus seal, siis sul on teooria selle värvuse kohta. Läbi selle teooria tekivad need aistingud. Et see tegelikult lood teooriat mäletamiseks, mis on siis nagu tegelikult see Merleau-Ponty nagu seisukoht. Aitäh kommentaari eest, jah, et kindlasti mäletamine on väga kehaline. Nõnda, me oleme väga hästi ajagraafikus. Aitäh, Aija!